kodanikud. Kui me räägime majanduslikult iseseisvast Eestist, siis tegelikult ei saa seda kuidagi jagada, et üks asi on majanduslik iseseisvus, teine asi on mentaalne iseseisvus, on kultuuriline iseseisvus või poliitiline iseseisvus, sellepärast et kõik need faktorid, kõik need nähtused, need mõisted, mida ma nimetasin, need on omavahel niivõrd tihedalt läbi põimunud, et ei ole võimalik, et Eesti või ükskõik milline rahvus või rahvas või riik on majanduslikult iseseisev, aga mentaalselt, näiteks on ta Ameerika järgija, kultuuriliselt on ta Vene järgija, poliitiliselt on ta ei tea, mis muu riigiga või mingisuguse imeliku maailmavaatega seotud. Sellepärast, et kui me räägime ikkagi Eestist, siis siin peab olema kõik Eesti. See peab olema majanduslikult Eesti, ta peab olema mentaalselt Eesti, ta peab olema kultuuriliselt Eesti ja lõppkokkuvõttes meie ühine usk, nii nagu seda nõuab ka meie põhiseaduse preambul, peab olema sügavalt Eesti ja meie teod peavad olema Eesti ja see ei saa olla mitte mingisugune klišee. Aga kui me jääme majandusliku iseseisvuse juurde hetkel, siis majandusliku iseseisvuse kohta tavatsetakse ikka öelda, et nii väikesel riigil ja nii väikesel rahval ei ole mitte kuidagi võimalik olla majanduslikult iseseisev, loomulikult mitte ka poliitiliselt, mentaalselt, mitte kuidagi muud moodi. Aga see on selles mõttes ääretult loll jutt, sellepärast et riik, see ühiskond, see rahvas on tegelikult nagu suur perekond. Ta on nagu suur majapidamine ja ma ei ole küll aru saanud, et saaks jagada majapidamisi kuidagi niimoodi, et see on seal suur majapidamine, nemad majandavad ennast ise, nemad saavad ise endaga hästi hakkama, nemad on oma majad, oma hooned, oma kõik elu korralikult üles ehitanud ja seal on väike majapidamine või väike perekond ja nemad tulevad halvasti toime. Kui me vaatame ühiskonda, siis ühiskond koosneb eelkõige perekondadest, ta koosneb ettevõtetest, organisatsioonidest ja need omakorda koosnevad üksikisikutest. Kui me räägime mitmekesisusest, siis need organisatsioonid, need perekonnad, need ettevõtted, see tähendab kogu riik, kogu rahvas, koosnebki väga mitmekesistest, mitmepalgelistest inimestest, indiviididest. Ja kohatu on rääkida sellest, et see või teine inimene, et ta ei ole ise majandav, ta ei saa ise hakkama. Eriti kohatu on rääkida seda perekondade puhul, on kohatu rääkida seda ettevõtete puhul. Keegi ei aruta ju niimoodi, vähemalt mitte avalikult, mitte peavoolus. Kõigilt ühiskonna algrakukestelt eeldatakse, ükskõik kas need on siis väikese riigi või väikese ühiskonna algrakud või on suure riigi või suure ühiskonna algrakud, kõikidelt neilt eeldatakse iseseisvalt hakkama saamist. Mis juhtub ettevõttega, mis ise ei majanda? Ta läheb pankrotti. Samamoodi, mis juhtub perekonnaga, mis juhtub majapidamisega, kes kulutab rohkem, kui ta teenida suudab, ta läheb samuti pankrotti. Tema korter või maja läheb haamri alla ja ta laguneb. Kui riik või kui ühiskond koosneb nendest samadest algrakukestest, millest eeldatakse ise majandamist, siis on ka selge, et me ei saa rääkida, et suur või väike riik. On täiesti selge, et iga riik peab olema ise majandav. Ta peab olema majanduslikult täiesti iseseisev. Mõlemad eelkõnelejad küsisid väga õigesti, et kas me kujutame ette, milline võiks olla siis iseseisev Eesti, antud juhul, milline võiks olla majanduslikult iseseisev Eesti. Et seda ette kujutada, selleks me peame minema sellele väikesele majapidamise tasandile. Milline oleks siis iseseisev majapidamine või kas meie üldse oleme valmis olema iseseisva perekonna, ise majandava majapidamise liikmed? Kas me täna oleme seda? Tegelikult ju ei ole.
ja igaüks, kaasa arvatud mina, kaasa arvatud meie ja teie kõik siin saalis, kõik eestimaalased, ükskõik milline on nende rahvus või nii-öelda poliitiline maailmavaade, nad peavad kõik vaatama iseenda sisse ja vaatama ka selles majanduslikus mõttes väga kriitiliselt. Millised me siis oleme? Kas me ehitame näiteks ise igaüks endale majad või teeme korteris remonti? Milline on meie mentaalsus? Mentaalsus on järjest rohkem ju see, et mina seda ei tee, mina olen kitsalt spetsialiseerunud ühele sellele väikesele valdkonnale, mina ajan seda kitsast asja, mina tegelen oma erialase tööga, minul on väga kõrge erialane töö, ma olen väga kõrgesti haritud, ma olen suur erudiit ja mina mitte mingil juhul nii madalate asjadega nagu korteriremont või maja ehitamine ei tegele. Ostame sisse. Kui me teeme kodus süüa, kas me valmistame selle ise või ostame järjest rohkem kulinaariast? Kui me kasutame erinevaid toiduaineid toidu valmistamiseks, kas me kasvatame need ise või ostame need sisse? Kui meil on eramajad, nii linnades kui maapiirkondades, päris maal, kas nende majade ümber on suured viljakandvad põllud, mida me ise oma kätega ja oma kaasperekonnaliikmete kätega harime, või kasvab majade ümber roheline muru või on sinna pandud tänavakivid või killustik? Kui me räägime laste kasvatamisest või iseenda harimisest, kas me mõtleme selle all seda, et me ise kasvatame oma lapsi ja ise harime iseennast? Või saadame nad kuhugile kursustele, koolitustele, räägime ikka sellest, et haridussüsteemi on tarvis arendada, on tarvis mingisuguseid koolimajasid ehitada, kuskil betooni valada, kellegile palka maksta, et jälle keegi teine teeks ära selle töö, mida tegelikult peaksime tegema ainult meie ise. Või kui me räägime meditsiinist, räägime terve olemisest, tervisest, ravimisest, kas me tahame ise terved olla või tahame, et keegi teine justkui peaks meile selle tervise tagama? Niimoodi seda asja vaadates me tegelikult näeme, et need asjad kõik on ju seotud rahaga, need on seotud majandusega, loomulikult ka poliitikaga, mentaalsusega, kultuuriga, absoluutselt kõigega. Aga kui me räägime majandusest, siis need on kõik seotud sellega, et me nii indiviidide kui ka majapidamiste perekondade tasandil tegelikult ei ole ise majandavad ja ei taha olla ise majandavad. Kes on siis see ladvik, kes nii-öelda kupjana on pandud meie üle? Ta kindlasti ei ole selles mõttes valitsus või valitsejad, sellepärast et valitsus või valitsejad, nad peaksid olema siis need isikud, kes tõesti tegelevad valitsemisega, meil pigem tegeletakse võimutsemisega, sellepärast võib-olla olekski neutraalsem öelda, et tegemist on ladvikuga. Kus see ladvik siis on pärinenud? Eks ta on tulnud ikka siit samast meie hulgast, tegelikult täpselt sellised me kõik olemegi. Ei saa ju öelda, et see ladvik peaks kuidagi omama talupoja mõistust või et ta kuidagi peaks tahtma üles ehitada isemajandavat Eestit riiklikul tasandil, kui meie mõtlemine indiviididena ja perekonnaliikmetena, ühiskonnaliikmetena ka endal ei ole ju mitte sugugi riiklik. See mõtlemine on ääretult egoistlik. Mina olen kuhugile roninud, ma olen kuskilt saanud nii ja nii palju rahatulu ja nüüd ma võin loobuda nendest ja nendest tegevustest, ma isegi ei pea olema teadlik, kuidas neid tehakse, ma ei tahagi teada, kuidas neid tehakse, ma ostan kõik sisse. Aga miks me peaksime arvama siis seda,
et need, kes on roninud ladvikusse, et nemad siis kuidagi kvaliteetsemalt mõtlevad. Et riigi tasandil me ei mõtle niimoodi, et las keegi teine tuleb teeb, las keegi teine tuleb kaitseb, las keegi teine tuleb pangandab, las keegi teine tuleb teeb kaubandust, las keegi teine tuleb teeb tootmist. Loomulikult nad mõtlevad ka riiklikul tasandil, ka riiklikke ülesandeid täites täpselt samamoodi. Nad mõtlevadki, las keegi teine tuleb. Ja sellepärast ise majandav Eesti ei saa mitte kuidagi muud moodi saada algust, kui ta peab saama alguse meie mentaalsuse muutusest. Kas ei oleks midagi ilusamat, kui sõites vallast valda või linnast linna, et näiteks kui me läheme Elvasse, siis seal me ostame seda leiba, mis on toodetud seal koha peal, või et kui me nüüd, tuleb jõuluaeg siin, sõidame näiteks Narva, et seal me ei näe mitte seda, et linna tänavad on kaunistatud Hiinas toodetud jõululaternatega, vaid näiteks Narvas koha peal toodetud jõululaternatega. Või kui me tuleme Tallinnasse, et siis istume autoga valgusfoori all ja need valgusfoorid on toodetud näiteks Tallinnas. See ei ole ju midagi keerulist. Värviline klaas, elektrijuhtmed, relee, postpaika, väike kujundus ja ongi valmis. Või et kui me läheme Läänemaale kuhugile turismitallu, et siis me saame seal kohaliku küla tomatit ja kurki süüa. Või kui me räägime siin haldusreformist, siis tegelikult me peaksime rääkima üldse riigi ümberkujundamisest, sellepärast et haldusreform, no mis on siis 2 miinust panna kokku, et siis tuleb pluss? Mitte kuidagi ei tule. Kui 2 miinust panna kokku, siis tuleb veel suurem miinus. Me võime kogu Eesti vallad ja linnad kokku liita ja me saamegi Eesti suuruse valla ja see on niivõrd suur miinus, täpselt sama suur miinus, nagu ta praegu on ja veel rohkem, sellepärast et ma meenutaksin, et meie väliskaubandusbilanss on 1,5 miljardi euroga miinuses. See tähendab seda, et me veame rohkem sisse, kui me ise toodame ja ise välja suudame müüa. See tähendab seda, et me kulutame rohkem, kui me ise toota suudame. Tegelikult me ei peaks istuma siin konverentsil. Tegelikult me ei peaks arutama, et mis on lahendus. Lahendus ongi ainult üks. Lahendus on töö tegemine. Tõsise töö tegemine. Mitte kuskil kontoris istumine, mitte kuskil jutustamine, mitte kuskil rääkimine panustamisest või millestki muust taolisest, vaid lahendus ongi töö tegemine. Mõni võib öelda, et ma olen jurist, et ma tegelen ainult juriidiliste küsimustega. Mõni võib rääkida seda, et ma olen arst, ma tegelen ainult ravimisega ja nii edasi. Aga iga inimene, sõltumata oma elukutsest, on eelkõige vastutav oma elu eest ja tal on kohustus olla inimene. Inimeseks olemine tähendab seda, et sul peavad olema teadmised ja oskused. Mis saaks meie rahvas siis, kui näiteks ühel päeval tõesti lõpetada ära see tohutu laenurahade pealeandmine, kui Eesti suhtes kehtestataks majandusblokaad. Võib-olla mõni mõtleb siin seda, et teeme poliitilise kannapöörde ja tuleb mõni muu partei või mõni muu poliitiline liikumine võimule ja siis me päevapealt saamegi iseseisvaks. Aga see ei ole võimalik, sellepärast et kui tahta tõelist iseseisvust, siis see tähendab ka seda, et tuleb valmis olla autarkiaks. Autarkiaks riigi tasandil, aga see tähendab, et autarkiaks ka üksikisiku tasandil. Mõned kardavad Venemaad, et Venemaa tuleb tankidega, aga piisab vaid Narva elektrijaamade katelde jahutusvesi ära võtta ja Eestil ei ole kanalisatsiooni, ei ole vett, ei ole elektrit,
ei ole mitte midagi. Tanke ei ole tarvis, vaid siis on autarkia. Kas siis meie, see tähendab need juristid, majandusmehed, arstid, kontoris istujad, poliitikud, põllumehed, kes ostavad kalleid traktoreid ja on oma põllumajandus üles ehitanud ainult elektrile. Kas kõik need inimesed, need eestimaalased, kes taovad käega vastu rinda ja ütlevad, et ma olen suur eestlane, ma olen Eesti patrioot, kas nad selleks olukorraks on ka siis valmis? Kas nad on ise majandavad? Kas nad suudavad autarkia tingimustes toime tulla? Ja mitte kas nad suudavad, vaid kas meie, sealhulgas meie, kes me siin viibime, suudame seda. Need on väga rasked küsimused. Me peame seda suutma, aga täna me ei suuda. Ainukene tee, et me seda suutma hakkaksime, on mentaalsuse muutus. Me peame tööle hakkama ja veel parem, kui me hakkame ühisele tööle. Mis see ühine töö tähendab? Eks mina olen sellest rääkinud, paljud teised on sellest rääkinud. Me võime 10 tundi sellest rääkida. Vaat seda me peame nüüd igaüks ise järgi mõtlema, kui me koju läheme. Igal juhul me peame olema valmis autarkiaks üksikisiku tasandil, see tähendab ise hakkama saama, ise ja mitte lootma kellegile teisele, kellegile välisele, et las see teeb, las see kujundab, me peame ise kujundama. Vaat see on ka majanduslik iseseisvus. Tänan tähelepanu eest.